No nii, 1. maist tõusis elektri- ja diislikütuse aktsiis. Kindlasti Reformierakond tahab sellest saada ka auhinda, autasu ja auhind on olemas. 12% valijate toetust, kunagi üle 30%. Mina ütlen konkurendina palju õnne selle eest siis. No kuule, vara rõõmust, et see 12%, see oli niisugune 1 nädala anomaalia tõenäoliselt, nii et selle peale me väga keegi midagi ei liiguta. Aga ma näen ka seda, et sinu eelmine lemmik peaminister, kes on praegu välisminister Euroopas, kellest sai sõjaprints siis. Nüüd on meil tekkinud sõjaprints. Üks nädala peateemadest oli peaminister Kristen Michali arvamus, et Eesti võiks osaleda rahukaitsejõududes Ukrainas. Ja enne kui ta on riigikaitsekomisjoniga, parlamendiga rääkinud, enne kui ta on saanud kooskõlastuse Soomelt, Rootsilt ja Ameerika Ühendriikidelt, juba tahab saata üle 100 Eesti noormehe appi Ukrainasse. Kuule, Ukraina on meile väga lähedane ja tähtis, ütleme tegelikult liitlane. Ukraina on olnud tõesti oluline Eesti jaoks. Ja kui me nüüd järsku sel hetkel, kui võib-olla tekib mingi rahuleping ja võib-olla on vaja sinna rahuvalve sõdureid, kui me nüüd alt ära hüppame, siis minu meelest on see kõik, mis me varem oleme teinud, see minu jaoks väga suure küsimärgi jaoks. Ma arvan, et täna me peaks tegelema iseseisva kaitsevõimega, peaks vaatama, kas meil endal laskemoona on piisavalt, kas meie rahvas on kaitstud, kas meie majandus töötab. Aga siin hakata nüüd maalima ette pilti, et mõnisada Eesti meest läheb sinna või ka naist ja et see kuidagi jätaks meid siin ilma kaitseta. See on küll niisugune, ma ei saa aru, mis numbritega sa mängid või miks sa sellist paanikat küllad. Mina oleks eeldanud, et Isamaa ütleb ka selgelt, et loomulikult me saadame inimesed sinna. Ma saan aru, kui Keskerakond või EKRE on selle vastu. Ja ütleme, Isamaa igal juhul on nagu raudvai, toetab seda, et Ukraina saaks oma terviklikkuses seista, aga lihtsalt me peame julgeoleku mõõtmes vaatama eelkõige tegutsema koos liitlastega ja tegutsema ka nii, et meie iseseisev kaitsevõime ei kannataks. See on number 1. Paarsada inimest siit ei muuda meie kaitsevõimet nõrgemaks. Ja teine asi, kui meie ütleme välja, et me saadame, siis pigem on see selline signaal võib-olla ka meie lähimatele sõpradele siin naabruskonnas, kes saavad ka aru, et tegelikult peaks ikkagi osa võtma sellest ja osalema. Kohalikus poliitikas lõi aga laineid endise ministri Kalle Laaneti korterüürimise lugu perekonnaliikmelt. Selle tõttu võib ta nüüd kaotada saadiku puutumatuse. Iseenesest selle juhtumi analüüsi me näeme ära kindlasti kohtus, kas seal on siis tehtud midagi valesti või ei ole, aga ajastus ja see, et kui kellelgi on probleem, siis leita 2-3 aastat ei ole probleem. Ja kui sa hakkab prokuratuuriga väga ägedalt vaidlema, siis leitakse probleem, see tekitab küsimusi. Ma usun, et Eestis on õigusriik ja ma ei näe selliseid seoseid ja konspiratsiooni siin. Aga teiseks ma usun ka seda, et Kalle Laanet on sisimas või üdini või kuidas öelda, aus inimene. Ja teine variant on siis see, et ega parlament saab oma kuluhüvitiste jaotamise veel teha läbipaistvamaks, et kõik kuluhüvitised tegelikult on ka parlamendi kodulehel nähtavad. Kõik inimesed saavad näha, ta saab nii ja nii, iga parlamendi liige saab nii ja nii palju kuluhüvitisi, kuhu ta need kulutab, et võib-olla see läbipaistvus teeb asja veel paremaks. Kalle ei olnud Riigikogu liige ega kasutanud Riigikogu kuluhüvitisi. See ei ole see, millest teda süüdistatakse. Kalle oli minister. Minu ettepanek on jätuke laiem, sest alles üks parlamendi liige sai ju süüdimõistva kohtuotsuse, et just parlamendi liikme kuluhüvitiste kulutamise pärast. Et see puudutas ka just seda juhtumit ka, et tegelikult see läbipaistvaks tegemine, et midu ajakirjanikud jahivad kogu aeg iga 3 kuu tagant, kes on kuhugi midagi kulutanud, teinud. Ma arvan, see võiks olla parlamendi koduleheküljel tegelikult. Väga hea mõte, mul on täpselt vastupidine seisukoht, kuna mina ei kuulu populistlikusse erakonda nagu sina tänapäeval Isamaasse. Muudame kuluhüvitised pimedaks ja las nad olla siis nii kasutatavad, nagu on ministrite esinduskulud, mis on põhimõtteliselt ju sisuliselt sama asi, aga esinduskulude üle ei ole kunagi mingit vingumist olnud, seepärast et neid ei pea aru andma nende suhtes mingite kviitungitega jooksma ringi ja käima ja tõestama.